Tonybet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Tartus Raekoja platsil Premium 7 Cup. Laupäeval 9. juunil algusega kell 10.00. Finaalid pühapäeval 10. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Gold Time, Europark ja Hartwall Jaffa. Ametlik vesi Vitautas. Meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit24. Tonybet. Tervist võrgufännid, on aeg ketsid kappi visata ja varbad liivasisse torgata. On algamas ülipõnev rannavõrkpalli hooaeg. Sel suvel toimub kokku 5 etappi. Neist ainukest sisemaal toimuvat saate näha täna, siin Tartus. Seks puhuks on siia Raekoja platsi kokku toodud üle 200 tonni liiva. Mängijad võivad ju liiva kvaliteedi üle kurta või kiita, kuid vaatajate mugavust arvesse võttes ongi see linna toimuval mängul siiski mitmeid eeliseid. Alustades lihtsast juurdepääsust ja lõpetades sellega, et mängijatele saab kaasa elada ka näiteks kohvikalaua tagant või miks mitte isegi enda koduaknast. Kuna Tartu on Eesti intellektuaalse elu keskus, otsustasime testida ka võrkpallurite teadmisi ja uurisime, palju nad üldse Tartust teavad. Sel hooajal on ühe uuendusena kavas ka vaatajate SMS-mäng, sellest aga räägime lähemalt saate lõpuminutitel. Nüüd suundume ka palliplatsile ja vaatame, kes olid avaetapi parimad. Kokku osales tänavusel Tartu turniiril 14 meeste ja 8 naiste paari. Esimeses veerandfinaalis olid vastamisi Jaani Raud ja vennad Vennod, kes laupäeval peetud mängudes esimeses ringis üllatuslikult kaotasid Pomerantsjärvele 2-0 geemidega 12 ja 18 punkti, kuid edaspidi tunnistasid vaid võite. Jaani Raud takardusid alles 3. ringis, jäädes kindlalt punktidega 10 ja 11 alla Vesik Kolole, kes ootavad oma vastast juba poolfinaalis. Veerandfinaal Jaani Raud ja vennad Venno vahel algas tasavägiselt punkt-punkti heituse seisuni 14-14. Seejärel rebisid Jaani Raud ette 19-16 ja vormistasid geemivõidu 21-18. Teises geemis oli tasavägine vaid seisuni 4-3. Sealt edasi läks kõik Jaani Raudi juhtimise all ning geim vormistati võiduks seisuga 21-8. Seega geemidega 2-0 said poolfinaali Jaani Raud, kus neid ootavad avapäeval kindlalt mängu näidanud ja vaid võitja tunnistanud Kai Sarak. Võitsite Eesti parimat võrkpallurit. Kuidas on seda küll rannas? No praegusel hetkel me seda väga suureks saavutuseks ei loe, ma arvan. Et ega ta väga palju trenni ei ole teinud, et me ootasime, et me ikka võidame selle mängu. Nüüd on sinul uus paariline, et kas on parem koostöö või kehvem? No ma ei ütleks, et uus on, ta on lihtsalt uus vana. Et oleme juba varem ka kokku mänginud, nii et tuleb lihtsalt asjad meelde tuletada. Kas Karl on vahepeal osavamaks ka saanud selle aegu ta Vesikuga mängi? Kindlasti on, ta on stabiilsemaks muutunud. Nii et sinu jaoks on õige paariline? Ja, absoluutselt õigena. Kas plaanite terve tänavuse rannahooaja ära mängida? Nii sai kokku lepitud. Teises veerandfinaalis mängisid Big Tiisar, kes sarnaselt Raud ja Anile kaotasid alles 3. ringis ja neile tuli vastu avaringis üllatuslikult kaotanud tuua Petrov Povjakel. Esimene geim möödus tasavägiselt 12-11, 17-18, 19-20 ja seisuga 20-22 võitsid avageimi Petrov Povjakel. Teises geemis seisult 7-7 said ilusti mängu käima Big Tiisar, kes võitsid geemi 21-11 ja tundus, et mängukindlus on käes ja tee poolfinaali on sillutatud. Petrov Povjakel aga nii ei arvanud ja tasavägise 3. geemi alguse 3-2, 5-5 järel rebiti ette 6-9 ja tekkinud edu enam käest ei antud ja seisuga 10-15 võideti 3. geim ja seega kogu kohtumine 2-1 Petrov Povjakelile. Esimese mängu kaotasite üllatuslikult ja peale seda olete tunnistanud ainult võite. Kuidas kommenteerite? No, 3 faktorit vist, et see on siis esimene game üldse nagu hooajas turniiril, vähemalt Aleksejel. Ja siis teine põhjus
noored mängisid väga hästi, aga meil nagu esimene mäng just nagu tulime Tallinnast ja esimene mäng nagu ei saanud seda mootorit käivitama. Ja siis kolmas tegur vist ka see, et salli mängijale sobib just see plats nagu paremini, kuna see on väga selline, no liiv ei ole nagu pehme nagu rannas ja siis need salli mängijad hüppavad ja neil on nagu eelised, see on nagu salli. Mis sai selles viimases mängus otsustavaks, et selline põnev 3-geemiline mäng? Võib-olla psühholoogia. Selles mõttes, et võtsime ennast kokku. Teisi geemi vähemalt mina andsin ära ja puhkasin natukene ja kolmandas geemis sain sisse. Ja lõpus olite kindlamad? Jah, kindlasti. Kas Tartu on niisugune meeldiv linn ja külastate ka muidu Tartu linna väljaspool mänguaega? Ja, et kindlasti Tartu on nagu nii-öelda minu teine linn, kuna veetsin lapsupõlves siin kõik suved, sellepärast et ema on siit pärit ja siis kõik sugulased tema kaudu siin elavad, et see selline vaikne tudengite nagu linn, et kui oli tudeng, siis ka pidustasime siin vahetevahel ja siis no muidugi nagu. Aga räägi mõni põnevam seik siis Tartuga. Tartuga. Kuule, no praegu ei tea, mida võib nagu efiiri televaatajate nagu öelda, et siis jääb saladuseks. Tavaliselt on selle koha peal järg naiste käes. Avaetapil Tartus oli Raekoja platsil aga ainult üks väljak ning seetõttu peeti naisteturniir eelmisel päeval. Mängude käigust annab lühikese ülevaate peakohtunik Mehis Merilaine. No naistel siin Premium 7 kapil osales siis 8 paari. 2-4 alagrupis mängisid omavahel läbi ja alagruppide 2 paremat naispaari said siis poolfinaalidesse ja poolfinaal tulemused olgu teile siis ära öeldud, et Puri Kerner võitsid 2-0 Ollas Soometsa ja Külm Kuusk olid paremad siis Kais Laasist samuti 2-0 ja kolmanda koha mängus Elise Ollas, Kaisa Soomets võitsid väga põnevas mängus siis Kais Laasi 2-1, nii et kolmas koht siis Ollas Soometsale ja ka finaal kujunes meil siin 3-geemiliseks. Avageemis Puri Kerner võitsid 6 külma 21-16, kusjuures avageemis siis veel Puri Kerner olid taga 12-16 ja võtsid siis 9 punkti järjest ja avageemi võit neile ning teises geemis 21-19 olid siis Triin Kuusk ja Kerti Külm paremad ja otsustava kolmanda geemi 15-10 võitsid siis Puri Kerner ja ühtlasi sellega siis selle rannahooaja esimese etapi siin Tartus. Eelmise hooaja valitsejaid kohal ei ole, et keda ennustad, kes see hooaeg hakkab domineerima? No Kadri Puri, Maarja Kerner olid, kui ma nüüd õigesti mäletan, minust olid nad eelmine aasta ka Tartu turniiril finaalis siin ja mängisid siis Maris Graumaniga ja Anu Ennokiga finaalis ja Grauman Ennok olid paremad ja Grauman Ennok jah, eelmisel hooajal olidki kas vist kõik etapid nad võitsid ära, nii et nad olid ka üldvõitjad ja tulid ka Eesti meistriks. No selle turniiri järgi küll pakun, et Puri Kerner võiks olla see suvi kindlasti ühed favoriidid. Noh, ei tea nüüd, kuidas siin järgmistel etappidel need, kes siin veel osalema tulevad ja kes kellega siin koos mängima hakkavad, et ma ise muidugi vaikselt mõtlen ikka, et Mari-Liis tuleb ka ikkagi, et kuigi ta see suvi nagu Anuga koos mängida ei saa, aga äkki ta leiab omale paarilise ja tuleb ikka veel rannaliival, et mine sa tea, et siin võib veel kõike juhtuda, et siin on veel õige mitu etappi ja mitu turniiri ees, et juulikuu lõpus on siis veel ju Eesti meistrivõistlused, et näis siis, kes seal kohal on ja kes seal paremad on. Aitäh ja lähme tagasi meestemängude juurde. Esimeses poolfinaalis olid vastamisi Kai Sarak ja Raudiani. Esimene game algas tasavägiselt 3-3, 8-6 kuni seisuni 17-16. Seejärel kindla lõpuga võtsid gameivõidu seisuga 21-17 Kai Sarak. Teise game'i Raudianil püssirohtu ei jätkunud ja Kai Sarak jätkasid oma võitsude seeriat, saades tabelisse kindla 13-21 gameivõidu ning seega võideti poolfinaal 2-0. Millise taktikaga peale läksite? Vastused lubasid kindlalt finaalis mängida? No eks meie taktika, eks siin Eestis on nii kaua mängitud, et kõiki vastaseid tead juba väga hästi ja eks meil oli oma taktika, et üritasime rohkem
rauaraini peale mängida ja sellise kindla ploki ja kaitsega punkte võtta ja täna läks korda ka. Palju te enne räägite läbi just seda, et kelle peale mängida ja palju siis mängu käigus muudate? Noh, tõesti, ega me siin väga palju räägi enne vahetult, kui platsile jookseme, siis ütleme, et otsustame, kelle peale siis täna mängima hakkame või rohkem mida pommitame. Siis ega mingi erilist taktikat ei ole, jah, et videos ei vaata ja kõik on läbi ja lõhki teada siin Eestis niikuinii, kes kuidas mängib. Aga need käemärgid sõrmedega, mida need tähendavad? Need tähendavad seda, kumba suunda blokeerija võtab, et 2 võimalust on, kas nii-öelda piki piiri suunda või diagonaali ja kaitse siis vastavalt sellele valib oma positsiooni, et kuhu see rünnak saab tulla. Äkki sa näitad, et mis need käemärgid on, kuidas pealtvaataja peaks aru saama, mida te näitate? No väga lihtsalt, maailmas on selline klassikaline, 1 tähendab plokk piiri ja 2 diagonaali. Et kui ma näitan nii ja nii, siis sealpoolsele mängijale blokib Argo piiri ja teisepoolsele siis diagonaali. Võib siis ka olla nii või nii. Väga lihtne iseenesest. Ja kas mingeid käemärke veel või mingeid asju, mida te näitate niimoodi, et vastane seda ei kuuleks? Ei, meil küll ei ole, noh. Muidugi võib aretada midagi, siin maailmas oled mingi erilised veel omad süsteemid neil, aga noh, me nii professionaalid ei ole, et siin meil piisab 1 ja 2 ainult. Et kuidas seda väljakut kommenteerida, et see on keset linna nüüd, kuidas on see plats võrreldes rannaga? No siin on ka vist see turniir juba, ma arvan, peaaegu vist 10 aastat olnud ja peaaegu iga kord me oleme vist mõlemad siin mänginud ka, et ta on selline alati huvitav turniir ja keset linna mõnes mõttes on jälle parem mängida, et rahval on võib-olla lihtsam ligipääs ja samas need majad võtavad natuke tuule kinni, et on sellist natuke võib-olla jõulisemat mängu ja just platsi mõeldes, mis on platsi mängumehe jaoks, mis erinevus on? No ega väga ei olegi, liiv on võib-olla natuke kõvem kui enamikes randades, et hüpata on natuke parem ja siis sellised geograafilised iseärasused või et see väljak on natuke viltu, et Emajõe pool on natuke allpool, aga sellega harjub ka ära. Tartu on ikkagi teadmiste linn, siis ma küsin kohe sellised Tartu teemalise küsimuse, et need uhked kellad, mis seal tornis on, Raekoja tornis, et mis muusikat nad mängivad? Mis laul või mis meloodia seal on? No ma arvan, et olen seda 1000 kordi kuulnud, aga praegu küll tõesti meelde ei tule, et jään vastuse võlgu. Tartu teema ja laul loomulikult, aga äkki tuleb? Mingi ting-tong on. Tõesti, isegi see meloodia praegu ei tule kuidagi meelde. Vist mängust vähe pea segamini või? Teise finaalikoha eest pidasid lahingut palliplatsil Vesik Kollo ja Petro Povjakel. Avageimi alustasid paremini Petro Povjakel, kes juhtisid 10-13, kuid edasi õnnestus neil saada vaid veel 3 punkti. Seda on aga selgelt vähe geimi võiduks. Avageim seega Vesik Kollole 21-16. Teine geim algas samuti tasavägiselt 7-7, 11-8, 13-11 ning eduseisult 14-16 õnnestus Petrovil ja Povjakelil saada jällegi vaid 3 punkti. Sellel turniiril vaid võitu tunnistanud paar Vesik Kollo läks kindlalt geimidega 2-0 finaali. Petrovil ja Povjakelil jäi üle võidelda 3. koha eest. Meil oli oma rünnak maru kehvavad täna, praegu millegi pärast. Mõlema võistkonna poolt oli tegelikult selline mäng, et nemad eksisid ja meie eksisime. Ütleme, et ilusat võrkpalli praegu ei näidanud, aga finaalis loodame paremini mängida, kindlasti. Kuidas on Vesikuga koos mängida? Ma saan, et põhirõhk on nüüd sinule pandud, et sina pead välja vedama. Arvatakse ikka, et Vesik oma teeb ära? Eks ta nii ei ole, et algus proovitakse ikka värskema poisi pealt mängida. Oma asjadega hakkama saan, siis võidame, aga nagu praegult näha oli, siis olime natuke nädas, aga loodame järgmisest mängust paremat. Et saalis on kindlasti treener olemas, kes juhendab, aga kuidas on rannas, kelle sõna maksma jääb või kes otsustab, kuidas taktikat muuta? Eks me ikka räägime omavahel läbi kõik, et nii ei ole, et üks mees ütleb, et nüüd teeme nii ja siis peab nii tegema, et arutame enne mängu läbi, et kuidas ja kelle pealt mängida ja siis 2 peale kokku otsustame parima variandi. Kui palju mängid publikule? Ei mängi väga publikule, ei suuda selle peale mõeldagi niimoodi mängu ajal, et publikule mängida. Omas tsoonis, omas mullis ja keskendunud, et publikule mängivad need väiksed päkapikud ja need pikad praegu siin. Kui tähtis on, et publik õigel hetkel hakkab kaasa elama? Eks ta mingi emotsiooni ikka annab juurde mängijana. Minul isiklikult nagu väga meeldib, kui publik kaasa tuleb, aga eks oma asjadele keskendumine, nagu Rivo mainis, on kõige tähtsam siiski. Nii et... Kas rannas või saalis, kummal on tähtsam publiku kaasaelamine?
No vastaks selle küsimuse, et rannas on ilusam publik, riideid on vähem seljas. Selge, aga nagu teada, et siis Tartu on teadmiste linn, ma küsin teilt Tartu teemalise küsimuse. Tartus oli autode katseremondi tehas, kus valmistati kasveoautode raamile Eestis laialt levinud veoautosid. Mis liiki autosid valmistati, on küsimus? No, mis seal ikka? Kollo, sina oled see ei tea. No, vastame, mis nad siis? Sitta vedasid, sõnniku autosid või? Päris hea vastus, oli õige vastus on leivaautosid ja kolhoosibusse. No, põhimõtteliselt on õige vastus ju. Selge ja edu teile finaaliks. Aitäh. Enne pronksimängu, kus vastamisi Jaani Raud ja Petro Povjakel, toimus palju reklaamitud showmäng Päkapikud versus Granad. Vaatasin, et elasid nii innukalt kaasa. Miks oled tulnud võrkpalli vaatama? Sest et see huvitab mind ja mängin ise ka võrkpalli. Kas see on hea, et on siin kesklinnas, mitte kuskil mujal rannas? Ja, sest et siia on kerge tulla ja siin inimesed käivad igal pool ringi ja saavad kergelt vaatama tulla. Aga kas seda meeste mängu vaatama tulla, kas sina tuled pigem mängu pärast või meeste pärast? Mängu ikka. Aga kes on sinu arvates kõige ilusam võrkpallur? Ma ei tea, võrkpallurid on kõik ilusad. Miks tulite siia võrkpalli vaatama täna Tartu kesklinna? Minu lapselapse laps tahtis tulla. Mis siis? Tulime botaanikaaiast ja siit tulime mööda ja jäime just vaatama. Tema ütles, et oi, siin on pallimäng, lähme vaatame. Ütle, kelle poolt sa oled, kas pikkade või lühikeste? Pikkade. Aga miks pikkade? Sest et pikad, ma arvan, et alati võidavad. Et sina oled võitjate poolt? Jah. Sinust saab ka pikk võrkpallur? Jah. Väga vahva. Eeldusi on tal. Aitäh teile ja siis head võrkpallipäeva nautimist. Aitäh teile ka. Päkapikud eest ahtis välja Raid Rikberg, 74 cm, Ats Horn, 78 cm ja Ronald Järv, samuti 78 cm. Pikkade au kaitsi taga Oliver Venno 210 ja Andri Jaganits 207 cm. Avageemi esimene pool ei läinud Päkapikkude edukalt ning Granad asusid juhtima juba enam kui 5 punktiga. Et meeskonna summaarset pikkust vähegi tasakaalustada, otsustati väljakule saata korraga kõik 3 jupat. See liigutus need küll esimese geimi kaotusest ei päästnud ning teise geimi keskel tõi sama strateegia neile edu ning mäng läks edasi 3. otsustava geimini. Kolmas geim möödus tasavägiselt Päkapikkude mõnepunktilises eduseisus. Geimi lõpus seisus 14-11 ei suutnud Päkapikud kuidagi geimi võitu vormistada ning Granadele appi läinud Päkapikk Rikberg suutis kaotuseisu viia minimaalselt 13-14. Seejärel toimus aga midagi müstilist. Päkapikkude imeline 2 mehe plokk peatas võimsa Granade ründelöögi ning favoriidi koormad kandnud Granad pidid Päkapikkudele seekord alla vanduma geimidega 2-1. Alahendasime küll jah, mõtlesime, et ikka tulevad 8, aga 2 kartmast tulid 3 lõpuks. Et seal nad jah, 3 liiva peal mängida pole parem kui 2. Mis on põhiline eelis pikkadel rannas? Eks me oleme natuke paremad ikkagi nii lühikesed. Aga kas saalis või rannas, kummal on väikestel suurem eelis? Suurem võimalus vastu saada? Ma ei tea, rannas võib-olla ma arvan, et on osavust vaja rohkem vaja, et võib-olla siis lühikestel on seda rohkem. Rannavõrkpalli avaetapil Tartus vajasid veel selgitamist 4 paremat. 3. koht selgus, aga ilma mänguta, kuna Rain Raud seljavigastusele viidates otsustas edasisest mängimisest loobuda, et olla suuremas löögijoos juba järgmisel nädalal Pärnus. 3. koha said seega Petrov ja Povjakel. Tänavuse Tartu etapi finaalis olid oodatult Vesik Kollo ja nende vastaseks eelmise aasta võitja Karel Kais koos Argo Arakuga. Esimene geim möödus suursoosikute Vesik Kollo dikteerimise all. Seisud 3-3 mindi juhtima 9-5. Edasi 14-9, 19-12 ja geimi võiduks vormistati 21-12. Teises geemis osutusid Kais Arak suuremat vastupanu minnes juhtima 3-4, 5-7 ja kuni seisuni 17-18 hoiti
võrkpaari punktilis edu. Seejärel õnnestus Vesik-Kodol järjest saada 3 vastuseta jäänud punkti ning seisuga 21-19 kuulus 2012. aasta Premium 7 Grand Prix Tartu etapi võit Vesik-Kodol, kes kogu turniiri vältel ei kaotanud ainsatki geimi. No ma arvan, et eks võitis kindlasti tugevam, aga jah, teine game võib-olla ikkagi näitasime, et ega nad meist päris nii peajagu ka üle ei ole, et nalja võivad teha. Et ma arvan, et kokkuvõttes oli teine game päris hea mäng, et isegi kahju natuke, et seal mõni murdepunkt võib-olla oleks võinud veel mäng minna 3-game'iliseks. Mida järgmine kord teete paremini, et nüüd võita? Noh, raske siin, kõike saab paremini teha, alati plokki, kaitset, tunneme vastaseid hästi, nii et järgmine kord ma arvan, et oleme paremas vormis ka nüüd. Palju teie oma mängus keskendute rahvale või pealtvaatajatele? No eks me proovime ikka midagi teha, selliseid ka show-elemente, kuidas vastavat seis lubab, kui ikka pingeline on, ega siis siin väga lollitada ei saa, tuleb ikka kindla peale. Aga kui juba suur edu või kaotusseis, siis miks mitte rahvale ka taha ja rahvale see meeldib. Selge, suur aitäh ja edu teile Pärnus! Aitäh! Esimene game läks kindlalt, nagu oli ka oodata. Teises game'is osutati kõvat vastupanu, et kas ise lasite jala sirgu? No võib-olla ise lasime natuke ja vastane mängis paremini kindlasti kui esimene game, et Karla hakkas siin niimoodi mängima, nagu ta heal ajal on mänginud ja Akse ja Karla on ohtlikud vastased, et nende vastu tuleb täiega mängida ja natuke lased jala sirgu, siis on tulemus selline, nagu oli teises game'is. Jah, selle suve plaanid on niimoodi, et mängime nii palju Eestis kui võimalik ja järgmise Pärnu etapi mängime veel Eestis ja siis sõidame välismaale 28. juuni ja siis edasisi plaane Eesti koha pealt ma veel ei oska öelda. Et me üritame ikkagi mängida enamusturniire välismaal ja saada sinna maailmakarika Grand Slamidele peale ja sealt tulemust teha. Et meie eesmärk on ikkagi see Rio Olümpia 2016. Te juba ootate seda head küsimust Tartu kohta fakti, et eelmisel aastal korraldati ideekonkurss Tartus, et leidmaks Tartu suveniiri. Mis te arvate, mis see on? Mõigu Kekk jääb vastuse võlgu. Aga Kollo vastab. Tartu suveniir või? Jah. Ei tea või? Kas see ansambel suveniir ei ole Tartust? No pakume midagi. No pakume... Mis võib olla? Üsna iseloomulik ülikool linnale. Aabits. Pakun Aabits. Ja õige vastus oleks olnud jalgratta sadula kate. No võt, heade mõtete linn Tartu. Just. Suur aitäh teile ja edu järgmistele etappidele. Aitäh. Kristo Vollo, Rivo Vesik, teine koht Karel Kais Argovara ja kolmas koht Maksim Petrov, Aleksei Podjaker. Tänavuse rannavõrkpallihooaja saated on erilised ka seetõttu, et loosime välja erinevaid auhindu. Igas saates anname ära rannavõrkpalli särgi koos võitjate autogrammidega. Igas saates 2 tükki. Ning loosime välja ühe lõhnaõli. Kas siis meestele või naistele, sõltub sellest, kes võidab. Ja osalemiseks tuleb saata SMS. Aga küsimuseks on, kui kõrge on Tartu Kaarsild. Kas 8 meetrit või 12 meetrit? Kui te arvate, et 8 meetrit, siis saatke sõnum sisuga VIN tühik RV1. Kui teie arvate, et Kaarsilla kõrgus on 12 meetrit, siis saatke sõnum sisuga VIN tühik RV2, nagu rannavolle. Sõnumid saatke numbrile 15330. Sõnumid saate saata kuni järgmise pühapäevani. Selline oli tänavuse rannavõrkpallihooaja avaetapp Tartus. Kelle arvust tase tundus nõrga, see saab juba tulla ise kätt proovima Pärnus 16. juunil. Kelle jaoks tase oli veidike tugev, nemad võtku osa suvevale etappidest. Kohtume Pärnus. Ja sõltuma ei peagi kellest nii, aga kui linn, kui meetsid kogune. Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Hartwall Jaffa Cup laupäeval 16. juunil algusega kell 10.00, finaalid pühapäeval 17. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Goldsign, Europark ja Hartwall Jaffa, ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit24. Tonibet.